ja ma räägin, miks me teeme neid asju, mis me teeme ja mida me oleme teinud. Ja kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen kas kinomaastikuarhitekte või siis kureeritud elurikkuse naiskonda. Siin on täna olnud õnneks sellest ka juba juttu, aga enamasti ei mainita kuskil loodusarmastust. Et näiteks, et kui sa lähed ülikooli õppima kas maastikuarhitektuuri või mingist bioloogiat või siis seal enam sellest loodusarmastust nagu juttu ei ole, et see on sul kas endal sees, on kaasa tulnud või siis sul seda ei ole, aga seda koolis otseselt enam ei mainita. Ja Avelina Helm on rääkinud sellisest nagu nii-öelda füüsikute ja lüürikute kahest erinevast maailmavaatest ja kui need maailmavaated on nagu tasakaalus või neid esindajaid on võrdselt, et siis on hea, aga praegu on meil olukord, kus meil on lüürikuid nagu justkui nagu vähemaks jäänud ja seal inimeste puudub sageli see isiklik suhe loodusega on võõrandutud ja sellest siis ka need mingid otsused, mida tehakse hoopis teistsugustelt positsioonidelt. Ja see pilt siin on ühest Nurmenuku põllust, mis asub siin mitte kaugel Meremäe lähedal. Ja Nurmenukk minu teada on ka üks nendest liikidest, mis on täitsa tavaline liik, aga tegelikult ta on hakanud kaduma, on ju ka need Nurmenuku loendused, et ma nüüd ei tea, kas ta väljasuremisvõlas on, aga igatahes talle on pööratud tähelepanu ja kuigi ka selliseid Nurmenuku põlde justkui on palju, siis tegelikult on temaga lood üsna kehvad. See on väljavõte põhimõtteliselt Euroopa Liidu elurikkuse strateegiast aastani 2030, selline kokkuvõte. Ja kui me vaatame seda, et millised on siin need tingimused ja nõuded siis sellele linnadele või linna rohelisele alale ja mõtleme selle peale, et mis on erinevates dokumentides need tingimused, mida praegu oodatakse linna haljastuselt, siis need ei lähe kuidagi nagu kokku. Et see praegused linnahaljastud, nende seos näiteks looduse hüvedega on praktiliselt olematu, see muidugi paraneb, aga üldiselt on ikkagi seda linnahaljastust koheldakse pigem kui dekoratsiooni, mis peab siis midagi varjama või olema ilus või kuidagi nagu täitma mingeid selliseid funktsioone, mida see inimene talle annab, aga mis sellist nagu laiemat plaani ei täida. Kui me vaatame näiteks neid hoolduskavasid, kus on määratud haljastus, hooldusklassid 1–4, sõltub kellele, kuidas tehtud on, siis 1. klass tähendab enamasti piinlikult pügatud muru, sirgesse ritta istutud taimi, et kõik oleks väga ilus, ja 4. klass on siis näiteks kas tühermaa või mingi selline koht, mida niidetakse üks kord aastas heal juhul, või üldiselt on siuke ikka nagu räpane koht. Et tegelikult peaks olema just vastupidi, et 1. klass peaks olema see praegune 4. klass ja vastupidi, et see, kui me tahame hakata liikuma elurikkama linnakeskkonna poole, siis me peame ennekõike muutma seda, mida me sealt linnalt ootame. Kui rääkida nendest nüüd looduse hüvedest või mida linnas elurikkama haljastus meile annab, et siis üks on see Kuuma saared, et siin on see Avelina poolt tehtud mõõtmine mõned aastad tagasi ERMi juures ja kui on näha, et kui õhutemperatuur oli 31 kraadi, siis asfalt oli 43, muru, ehk siis niidetud ala 37 ja linna aas või linna niit siis 30, ehk et need vahed on päris suured ja mida rohkem meil on seda kõva pinda ja ka niidetud murupinda, seda rohkem on meil seda kuumust. Ja üldse selle muldade katmine on järgmine väga suur teema, millega ka meil on plaanis hakata tegelema või rohkem nagu sellele tähelepanu tõmmata, sest päevas pannakse tohutud pinnad nagu asfaldi ja kõva katete alla, aga neid ei vabastata sealt enam peaaegu mitte kunagi. Ja teine väga suur teema, millega linnad peavad tegelema, on valingvihmad, mis on ägenenud ja sagenenud, ja need torustikud need väga hästi vastu ei võta. Ja haljasaladega on see, et kui meil on jällegi väga hoolikalt pügatud muru, siis nende murutaimed, nende juurestik on lühike, nad ei ole suutnud endale midagi kasvatada, et nad ei suuda seda vihma niimoodi vastu võtta, see muld ei ole seal piisavalt kobe, aga kui vaadata mingid täiesti ettejuhtuvaid looduslikke liike või neid, kes saavad kasvada nii, nagu tahavad, siis nad tungivad väga sügavale, mis tähendab ka seda, et nad ise kasutavad seda vett rohkem ja lubavad sellel ka pinnasesse imbuda, ehk et meil on jällegi see kasutamata ressurss, kuidas me saaksime nende valingvihmadega tegeleda. Ja see sama asi, millest Kristjan siin rääkis, et on selline illusioon, just kui linnast väljas oleks meil või linna ümber oleks tohutu elurikkus, aga see
on pilt ühest Tartu lähedasest põllust. Ja siin on näha, et siin ei ole elurikkust, see on monokultuur ja siin on ilmselt neid liike vähemgi kui meil mingis tavalises murus, kus on võib-olla 5-7 liiki ruutmeetril, et siin pole sedagi. Ja kui me võtame täpselt sama suure ala linnast, siis me näeme, kui tohutu mitmekesisus see on, et ükskõik kuhu poole seda ruutu liigutad, see struktuur on oluliselt rikkam. Ja tegelikult on siin elupaika väga palju, aga me lihtsalt enamasti ei lase neil teistel liikidel elada, vaid surume peale mingisugust oma sedasama, et istutame ainult vahtraid või pügame ainult muru. Et me teeme liiga palju, et kui me laseksime rohkem minna, siis oleks ka see elurikkus juba loomu poolest suurem. Ja kui me räägime poollooduslikest kooslustest või siis pärandniitudest, kuidas siis nende tekkepõhjused on olnud sellised umbes nagu need veised, kes siin ka samas Setumaal hooldavad Piusa jõe ääres niite, see ongi nende elu pealis ülesanne, seal niimoodi mõnusalt tiksuda ja seda heina seal süüa. Aga et me ei saagi sellepärast neid, ütleme, poollooduslikke kooslusi üks ühele linna üle kanda, mida teinekord tahetakse, et külvame siia nüüd selle sama segu, et siis tuleb ka see elurikkus, et me pigemini peaksime liikuma selliste poollinlike koosluste poole, kus selle inimese roll on palju suurem, seal on inimesele, ütleme siis, kasutatavaid struktuure sees, sest et see linn on paraku nagu inimkeskne keskkond, et nende kahe koosluse tekkepõhjused on hoopis teistsugused, kuigi inimesel on seal väga suur roll, et ilma inimese osaluseta poleks ju ka laelatu nagu elurikas, sellepärast et seal ju karjatati ja niideti ja sellepärast, et inimene pidas selle oma loomi. Nüüd ma näitan mõningaid näiteid, siis et see on aparaaditehase juures Tartus, et seal isegi ei olnud, me lihtsalt lasime selle seal kasvama, natuke külvasime peale ka. See võib-olla illustreerib seda, et kui oluline kogu selle elurikkuse juures on see kommunikatsioon või see, et see selgitab, mida sa teed, et meil siin alguses seda silti üldse ei olnud, aga siis hakkas seal keegi niitja käima, keegi salapärane inimene, kellele tundus, et nii ei sobi. Ja siis me lõpuks saime ta kätte. See oli üks tänava hooldaja ja temal lihtsalt tundus, et meil endale pole jaksu ja siis ta niitis koog maha. Ja siis me küsisime ka lõpuks, et aga kas sa siis ei näinud, et olid rukkililed ja moonid ja siis ta ütles, et mis ma maskist ei näe ju midagi läbi. Et ma vaatan, et on kõrge ja siis... Aga ühesõnaga nende siltidele ta siis jättis lõpuks järgi ja nüüd on sinna moodustunud selline päris rikas kooslus. Et teine on selline aparaaditehase juures, seal ühes hästi kitsas praos, olid sellised puud, aga nad murdusid ülevalt ära ja murdusid nagu selle naabri katuse peale. Võtsime otsad maha ja jätsime tüved püsti, sellepärast et pildi pealt on halvasti näha, aga need puud on tegelikult rähni auke täis toksitud ja sellised püsti surnud puud või tüved, neid eriti linnaruumis Eestis ei ole, aga see on selline koht, kus nad võivad olla ja kus nad kedagi ei sega ja hakata karjuma ja pealegi linn juba käivad seal söömas. Üks oluline asi, mis on vesi, et kuidas seda siis nagu, kuidas linnaruumis nagu kasutada seda vihmavett, et jällegi aparaaditehas, mõned aastad tagasi tegime selle uue katte sinna ja siis värske asfaldi sisse lasime teha loigud, et see loikude tegemine või ehitaja veenmine, et neid on vaja teha, oli kõige keerulisem osa, aga praegu on need loigud täiesti, me saime ühe korraga mänguväljaku, lindude loomade jootmise koha, putukad kohe, kui see loik oli valmis, värske vee peale kohe lendasid peegelduse peale ujurid ja seal hoovis elab palju linde, kes nagu loigus on vesi, nad suplevad, seal joovad, kass joob sealt ja lapsed muidugi mängivad, et kui me alguses arvasime, et see on ainult nagu vihmaveega täis, siis suvel tegelikult me laseme neid täis ja selleks, et see on selline kõige odavam viis saada väga hea mänguväljak. Nüüd, see on nüüd üks uus Tartu linna ujula. Meie projekt sai sellel aastal valmis. Ja siin võib-olla on see oluline koht, et kui me seda randa hakkasime projekteerima, siin tegelikult on projekteeritud selles, ütleme, võssa nii-öelda, kuigi ta tegelikult on isegi metsana kirjas, on ka projekteeritud laudtee, aga selle jaoks ei seal, kui linnal raha ei olnud, aga see tuleb ühel hetkel. Aga ühesõnaga oli surve, et see rand teha korda, ehk et võtta maha need kõrkjad sealt, võtta see muru ära, et igal pool oleks liiv. Ja seda tuli päris palju on koosolekut, inimestega koosolekutel tuli välja, et aga miks ta siis ei võtnud seda ära, et nüüd on pool randa, on ometigi, me ei saa sinna minna. Ja meie ikkagi jäime selle juurde, et see on osa sellest elurikkusest, seal käivad paljud linnud, seda on nagu huvitav vaadata. Ja nüüd, kui see on valmis ja me tegime need laudteed sinna juurde, mida mööda sa saad sinna lähedale, et
nüüd kasutatakse seda päris palju, saadakse aru küll, et see on tegelikult palju põnevam. Sest see ongi see, et inimesel tegelikult peab olema võimalus sellele elurikkusele nii-öelda turvaliselt ligi pääseda, et ta saab seda vaadata, aga et see teda nagu kannasta ei naksa. Samasugune nüüd Oa tänav sai sellel aastal valmis, või eelmisel, vist sellel aastal, jah. Ja Oa tänav on Supilinnas ja seal oli Supilinnas on ajalooliselt olnud munakivi kate ja päris paljud elanikud soovisid seda ka tagasi, aga kuna ütleme, see vibratsioon, mis tekib munakivi peal auto sõitmisest ja need majad on vanad, siis neid munakive tagasi enam ei saanud, et seal on mõne parkimiskoha peal on. Aga siis me otsustasime tuua sinna ruumi sellised üleelu suuruses munakivid ja suur kivi on üldse selline asi, mis enda ümber sellist elevust nagu tekitab, et sinna hakkab natukene vett kogunema, sinna hakkab mingid taimed kasvama ja siis kuidagi nende munakivide käigus tuli meelde see, kui olid laps, ikkagi tahtsid kivi peale minna, ema kogu ütles, et ära istu kivi peale, kivi on külm. Ja siis tuli selline mõte poollooduslikust pingist, et uuristasime kivid pealt ära ja sinna sisse valati selline pehme kummikate, mis päikse käes läheb hästi soojaks, eriti kevaditi. Ja nüüd on meil sellised nagu pingid, kus saab istuda ja ei külmeta ka. Ja kui me räägime linna haljastusest, siis hästi sageli on see, et sellised väiksemad kohad või ütleme siis tahetakse, et see haljakul oleks nagu mingi suurus ja kui ta on alla mingisuguse suurus, et siis see pole justkui õige asi. Aga tegelikult need sellised pisikesed astmekivid nii-öelda, ka mingid praod, kus kasvab mingi tutt, et need on kellelegi elupaigaks ja nad võimaldavad nendel liikidel liikuda ühest kohast teise, on sellisteks sidujateks ja tekitavad selle sidusa keskkonna ja Supilinnas täpselt samamoodi me lõimegi selliseid pisikesi kohti pigem, sest siin ei olnudki palju ruumi haljastuse jaoks ja päris palju püüdsime säilitada ka seda, mis juba olemas oli, et näiteks seal aedade servas kasvas kassitapu vohamine, et katsuse kassitappu istutada, see ei ole tegelikult võimalik, või see on tohutult raske. Ja seal, kus ta oli, me jätsime ta alles ja ta ilmestab seda tänavat päris kenasti. Et siin on ka muidugi, et esimene aasta tuli palju ohakaid, aga praegu ja tehtigi seda valikrohimist linna poolt selleks, et inimesed nii väga kurjad ei oleks. Aga et vaatame, mis järgmine aasta saab, et see esimesel aastal ruderaalide vohamine on üsna normaalne, eriti sellise kuhugi pinnas kuskilt mujalt tuuakse, kus ei ole seda välja kujunenud seemnebaasi, vaid tuuakse kuskilt midagi juurde. See on Tartus jällegi Roosi tänav, et see on nüüd, sinna me külvasime need kooslused ja seal vahetasimegi mulla välja, et ehitaja oli toonud liiga rammuset mulda, panime kehvemat ja see on vist tal teise aasta õitsemine. Ja ka seal me oleme teinud seda, et lasknud kasvada ka nendel, mis tulevad maja seintest, servadest ise. Seal niidetakse kord aastas, järgmine aasta proovime 2 korda aastas, lihtsalt sellepärast, et raadilt seal tuleb hästi palju seda kanade kuldvitsa, aga talle see natuke sagedasem niitmine mõjub pidurdavalt, et siis lihtsalt proovime niita 2 korda. Et siin on, jah. Ja Roosi tänaval see laudtee. Selle lugu oli jah see, et seal vanasti olid seal on need okastraadid ja seal vahel kõndisid sõdurid ja valvasid, et keegi ei siseneks sinna lennuvälja territooriumile. Ja see oli selline põõsastik või võsa halvustavalt, aga siis kohe, kui sealt tehti läbi see laudtee, et siis ta muutus selliseks tohutult kasutatavaks. Ja see on selline hästi mingis mõttes väga kerge sekkumine, mis võimaldab inimeselt seal läbi käia, sa võid tulla siia ratastooliga, lapsevankriga, kõik saavad siin käidud ja oldud ja see on väga mõnus selline paus. Ja tänu sellele nii-öelda hooldamatusele, niitmatusele kasvab seal ka 3. kaitsekategooria kas laialehine või sooneiuvaip, ma iga kord ma täpselt kunagi ei tea. Tutt on tal küljes sellepärast, et alguses kiputi seda ala niitma natuke liiga vara, kui tema see elutsükkel ei olnud veel läbi ja siis niitete jaoks sidusime tutid külge, et nad teaksid, et neid kohti siis ei niitnud. Et nüüd on see niitmistsükkel nihkunud novembrisse või oktoobri lõppu, kus tal see iga-aastane see vegetatsiooniperiood on läbi, et siis enam ei loe, kas seda niiteteks või mitte. Aga lihtsalt tänu sellele iga sügisesele tutisidumisele on see nende populatsioon seal päris kõvasti nagu kasvanud ja muidugi ka kõik ülejäänud see, et seal ei niideta nii palju ja ütleme, neid häiringuid on natukene vähem. Aga üleüldiselt
see on ikka päris suur väärtus, et see koht asub kesklinnast kilomeetri kaugusel umbes ja sa võid täiesti rahulikult minna ja kügitada selle orhidee kõrvale ja teda seal vaadata. Et see on isegi Eesti kontekstis võib-olla selline eriline olukord. See on Tartu raudteejaama esine ja kus ma saan? Ja kunagi oli ta selline, et seal olidki sellised, liiga sellised nikinaki aiakesed, inimesed said seal sees olla, kasvasid suured puud. Ja siis ta oli, alates siis Matteuse ajast, oli ta tükk aega selline lihtsalt lageplats, kus oli 2 isetekkelist tamme. Ja kui me seda projekti tegema hakkasime koos Tartu linnavalitsusega ja linnaarhitekt oli ka meil meeskonnas, siis me otsustasimegi, et lisaks sellele, et see autoliiklus mängitakse ümber, et me pigem nagu tõlgime selle toonase elurikkuse, kuigi seda ilmselt niimoodi ei nimetatud, aga ikkagi see rohepaus, mis oli seal jaama ees, et inimene saaks rahulikult oodata, et seal oleks selline nagu linna visiitkaart, kui sa toed rongi pealt maha, et siis sul ei ole mitte asfaltväli, et me tõlkisime selle siis sellisesse keelde, kus kasutasime palju selliseid hõljuvaid ja vohavaid natukene liike, kuigi nad on seal väga kontrollitud, sest et see mõte on nagu selles, et kui sa rongi aknast välja vaatad, siis visuaal ongi selline helju või selline natuke metsik, aga rong ise sõidab hästi konkreetses, et me liitsime need 2 sellist reeglistikku. Ja selle sama Vaksali esise väljakuga ta on ka selline, mida Aveliina Helm on ka nimetanud märkamataks rohekogemuseks, et sa lähed sealt läbi, sa ei pruugi endale isegi aru anda, et sa lähed nagu kuskilt läbi taimede, aga sul pärast seda on natukene parem olla või sul on mingisugused teistsugused natukene vaim on veidi rohkem puhanud. Et seda ei oska inimene endale iga kord ise seletada. See on üks elamurajoon Tallinnas, on Veerenni ja see on päris pilt, see ei ole visuaal, kuigi ta näeb natuke selline välja. Aga seal see on üks esimesi ilmselt suuri arendusi, kus arendajad ise küsisid siis, et kuidas siis läheneda looduslike ütleme siis lahenduste kaudu, et kuidas selle sadeveega seal hakkama saada. Ja siis lahendusena tegime sellised nii-öelda disainkraavid, ehk siis need kividega vooderdatud kraavid, mis korjavad selle suurema vee kokku ja juhivad ühel hetkel sadevee torustikku, aga see vesi saab seal rahulikult auruda, seal saavad lapsed mängida, keegi saab juua, mis iganes ta saab nagu loomulikul moel aineringisse tagasi minna. Ja see roheline muruväljak, mida muidu kasutatakse kas pikniku pidamiseks või selle mängivad lapsed palli, et ta tegelikult toimib, kui on väga suur valingvihm, siis ta toimib selle ajutise basseinina, et ta on tegelikult pinnast natuke madalam ja siis see vesi saab sinna koguneda ja siis vaikselt sealt ära imbuda ja nii kaua seal olla, kuni siis suurem vesi on juhitud torustikku. Ja see on ka üks vist vähesaid kohti, kus nii suurel elamualal on katsetati neid kasvuhooneid ja nad töötavad väga hästi, et kuigi me neid ise pakkusime, projekteerisime, siis meil tundus, et äkki nad ei lähe tööle, aga läksid küll väga hästi, näiteks oluliselt rohkem kui grillmaja, mis on ka seal, aga mida ei kasutata peaaegu üldse, kasvuhoonet seevastu ka küll. Kureeritud elurikkus on projekt, mida me teeme Tartus koos siis nende maastikuarhitektidega ja see algselt on olnud, või sai nagu tõuke kultuuripealinna projekti ideest, kuhu me esitasime oma selle kava ja läbisime selle vooru ja oleme nüüd seda projekti teinud siis. Ja see lühidalt kokkuvõttes on siis me püüame läbi erinevate meetodite tõsta Tartu kesklinna parkides elurikkust. Kesklinnas just sellepärast, et inimesed näeksid, saaksid kritiseerida, saaksid küsida, et see kõik oleks neid silma all, sest tavaliselt sellised katsed suunatakse kuhugi äärelinna, aga tegelikult sellel puudub siis selline hariduslik või ka kogemuslik väljund. Ja meil on 3 parki, kõik nad on üsna erinevad ja seal me kasutamegi erinevaid meetodeid. Ja kõige olulisem asi üldse selle projekti puhul ongi olnud kommunikatsioon või et see, kuidas me selgitame inimestele, et me kasutame selliseid silte. Me kirjutame üsna sageli ajalehtedes, meie
nimed on igal pool, meie numbrid ja me oleme kuidagi kujunenud selliseks, me muidugi teeme selles mõttes Tartu linnaga koostööd, et see ei ole selline nii-öelda geriljaprojekt, vaid see ei saakski olla, see on väga suur asi, me teeme seda koos, aga me oleme ometigi nagu oma MTÜ-ga selline vaheaste linnavalitsuse ja linnakodaniku vahel. Et kui linnavalitsuses sageli on ikkagi see, et on väga kerge helistada ametnikule ja temaga õiendada mingisuguse, näiteks selle üle, et muru on niitmata ja ametnik ei saa ka suurt eriti midagi öelda, siis mina MTÜ inimesena saan öelda kõike, saan selle inimesega vestelda pikalt, miks ta midagi arvab ja sellise vahevormina või vahesuhtluskanalina me töötame nagu väga hästi, kuna me ise oleme ka äärmiselt nagu huvitatud sellest oma eriala tõttu. Ja need meetodid, mida me oleme nad vastavalt pealkirjastanud, meil on päris kindel selline graafiline identiteet jällegi, et inimeste jaoks oleks kõik võimalikult selge ja me teeme inimestega nagu pidevalt koostööd ka nende tegevuste raames, mida me teeme, et meil on seal erinevad meetodid, kasuta juhust, punu pesa, jäta maha, ära kasta, rulli lahti, otsast peale, niida vähem ja nii edasi, et sellised hästi arusaadavad nii-öelda sloganid, et ma näitan siin nüüd paari nendest, et kõiki ei jõua. Et näiteks see on siis nüüd alusta otsast, et me tegime siis kaubamaja juurde nullist siis selle linnaniidu ja seal oligi see, et kui mõnikord on vaja seda pinnast juurde vedada, vaesemat pinnast, et siin oli ka lihtsalt tavaline muru, siis me siin lihtsalt koorisime ta 10 sentimeetri ulatuses ära ja alt tuli välja selline enam-vähem mitte väga viljakas pinnas, et sinna sai kohe sisse külvata. Ei pidanud vaesemat juurde tooma. Ja koostöös linlastega siis me veel tegime sellise üleskutset, kes tahab, et toogu oma koduaiast kas mingisugused sibulilli, näiteks tulpe või nartsisse sellised nagu näiteks looduslikke tulpe või nartsisse. Sest me ise kasutame oma projektides ka ainult üks asi omamaiseid liike püüame, aga ka ainult neid seemneid, mis on korjatud Eesti loodusest või siis see on kasvatatud kuskil Eestis, alapeenras keegi kasutab rukkilille. Et lihtsalt, et me oma tegevusega siis üks asi tutvustame jällegi neid kodumaiseid liike, aga et me ka aitame seda omamaist taimekogu siis nagu järele. Ja sellise ühistegevuse läbi, et siin ka inimesed tulid meile appi riisuma ja neid sibulaid kaevama ja pärast rullima. Me kasvatame ka jälle nii-öelda seda teadlikku linnakodanikku. Ja seal oli ka selline juhus, et läksid mööda gümnaasiumi noored ja nad ei olnud kunagi näinud mururulli ja siis nad said sellega seal neid seemneid kinni rullida. Neil oli, neist üks pärast veel kirjutas ja küsis, et kas edaspidi saab ka tulla midagi sellist tegema, et jällegi me oleme ühe noore nagu enda poole võitnud, vähemalt natukese. Ja selline on siis, oli selle niidu teine suvi. Me hästi palju ka pildistame kõiki neid asju, mida me teeme, et oleks hea näidata. Ikkagi see ilu nii-öelda on paljuski vaataja silmades, aga ütleme selliste fotode vastu ikkagi väga ei saa. Ja esimesel aastal me niitsime seda siis, oli see valimiste aasta, niitsid Tartu linnapea kandidaadid vikatitega. Selles mõttes sellisel üritusel on kasu ikkagi, kui kandidaadid on keskealised mehed, sest nemad on pärit maalt ja oskavad vikatitega niita. Kuna ELF seda kõike juhendas, siis sai sellest ka selline kerge vikati koolitus. Ja see üritus oli üsna populaarne, selles mõttes ka selle aasta niidu me niitsime siis nüüd ka jälle vikatitega, aga siis lihtsalt oli ELF ja tema nagu asjahuvilised. Ja samal ajal seal kõrval tegelikult, kuna Eesti Taimekasvatuse Instituudil Jõgeva kollane sai 80 aastat vanaks, siis me kevadel panime kesklinna ühe kooli lastega kartulid maha ja sügisel võtsime jälle üles, et nii nagu vanasti tehti, et pärast nad siis küpsetasid lõkke peale oma kartuleid ja sõid neid seal või ja soolaga, nagu ikka kartulivõtu ajal tehakse, aga see lihtsalt toimus kõik kesklinnas, oli sellises väikeses piiratud mahus, keegi ei väsinud ära, keegi ei tüdinenud ja kõik said seda näha. Ja jällegi meil on ühed lapsed, kes teavad, kuidas kartuleid võetakse. Ja Linnasalu, see on siis nii-öelda Kalevipoja park või tegelikult nimi on Vabaduse puiestik. Ja seal on selline olukord, et see park on, seal on võrad on liitunud, ta on selline hämar, seal pikka aega elas
künnivareste koloonia, inimestele see park nagu eriti ei meeldinud, kogu oli üks hädaldamine, et küll on vaja need vareste pesad maha võtta, sest nad lasevad seal kõigile kaela, et seal on nii pime, seal puude all tõesti ja kasvab ainult kevaditi kuldtähed hästi ilusasti, sest hiljem on nii hämar. Ja ikkagi kõiki parke niidetakse ja kui sa niidad seal, kus mitte midagi ei kasva, siis on seal täitsa muld väljas. Aga kõik need tingimused, see hämarus ja see liitunud võrad, see kõik on selline salumetsale omased tingimused. Ja siis me otsustasimegi, et me arendame seda nii-öelda edasi. Et jällegi tegime mingi üleskutse või otsisime kuskilt, et kellel on ära anda salumetsale omaseid liike. Seal see toimus kevadel, ülaseid, sinililli, kõrget maasikat, pihlakaid, sarapuid, selliseid, mis hämarikud aluvad. Ja käisime, tõime neid siis ise koostöös kokkuleppel siis RMK-ga ühelt lageraie langilt, kuna seal nad oleksid nagunii kõik hukkunud need taimed ja siis ka inimesed tõid jällegi oma koduaedadest ja jällegi koos inimestega istutasime need maha. Ja sellel aastal on see nüüd siis selline, et jällegi siin on üks ohakas, siin ilusti valgusvihus ja see park on inimeste hulgas äärmiselt populaarne, rohkem kui ennem, siit käiakse päris palju läbi, viibitakse päris palju rohkem. Ja ka siia parki me siis tõime kive juurde, mis olid jällegi, osad tulid välja sealt kuskilt lähedusest mingi tänava kaevamisel. Jällegi, et nad võimaldavad seda istumist ja seal pargis on tõesti lubatud igal pool käia. See on nagu selles mõttes metsaalune. Inimesed kasutavad seda ka ja lastele pole vaja üldse öelda, milleks kivid pargis on, nad saavad sellest kohe aru. Et siin on ka see koht, kus me lasime naadi õitsema, et võib-olla üks väheseid kohti, kus seda üldse niimoodi näha saab. Ja üks oluline osa sellest pargist on see lamapuit, mida jällegi linnas siiamaani niimoodi ei ole kasutatud, kesklinnas vähemalt Tartus. Ja siin võib-olla on ka, et selle projekti kureeritud elurikkus tähendabki seda, et me hästi hoolega jälgime kõike seda, mida me teeme ja kureerime, ehk siis me sätime, et see puu ei ole sugugi kukkunud seal kännu pealt maha, nii nagu teda saeti, vaid ta on toodud natukene kaugemalt, pargi teisest otsast oli vaja maha võtta, sest need olid haiged puud, linnadendroloogi poolt ära märgitud. Ja siis me sättisime ta tegelikult selliselt, et kui sa seal peal istud, siis sul avaneb väga hea jõevaade ja kui sa vaatad teisele poole, siis sa näed sinna nagu Ausamba poole. Ja inimesed kasutavad seda ka jällegi päris sageli, saavad aru küll, mille jaoks see siin on. Kuigi üks naljakas juhus oli, sinna toodi mingid tudengid, kes tegid äkki semiootilist analüüsi ja osa nendest olid arvanud, et siin on kõik tööd pooleli, asjad on ära koristamata ja et kui see saaks tehtud, siis oleks üks kena park. Et mis nagu näitab seda, et kui inimesel on mingi eelhäälestus, et siis ta ei pruugi ikkagi päris täpselt aru saada, aga jah, siin aitavad jälle need sildid. Kogu seda kureeritud elurikkust me teeme koostöös Tartu Ülikooli ja ka Maaülikooli teadlastega. Tartu Ülikooli teadlased siis aitavad, loeme putukaid, taimi, linde, et siis aru saada, et mis on juhtunud nendes kohtades, kui see projekt algab ja kui ta lõpeb, et kas see elurikkus siis on tõusnud. Ja Maaülikooli teadlased on lugenud inimesi, et mida need inimesed seal teevad, kaua nad viibivad, mis on nende sooline tasakaal, mis need tegevused on, mida nad teevad ja jällegi ennem ja hiljem. Sest see uuringud erinevad näitavad, et kui see taimestik pargis on elurikkam, on neid erinevaid rindeid rohkem, et siis inimesed ka viibivad seal koha peal rohkem, sest neil on nagu rohkem vaadata ja sa leiad nagu paremini selle koha, kus seal olla või et kas oma ette või kellega koos, aga et see kõnetab nagu seda inimest rohkem. Jällegi, et me tahame nii-öelda dokumenteerida, et kas me siis nagu teeme õiget asja. Siin pole vist, seal pildi keskel on varblane. Siin pargis nüüd siis sellel kevadel ka Marko Mägi luges linde ja ma huvi pärast käisin kaasas ja siin praeguseks selles väikses, üsna pisikeses pargis on 14 liiki pesitsejaid. Ja väga skandaalne see pesitseb ööbik, mis on tõesti üsna haruldane ikkagi sellise kesklinna koha kohta, kus seal on pidev, sealt asub nagu autotee ja jõe vahel, seal käib väga palju inimesi, aga see et see park on nüüd teistsugune ja ta on nii palju erinevaid rindeid ja see sama, et seal on lastud asjadel kasvada, meelitab ka neid liike sinna. Ja muidugi ilmselt on kasust tulnud ka see, et see künnivareste koloonia miskipärast kolis sealt minema.
Aga jah, seal on näiteks pesitsevad kuldnokk ja metsvint ja põldvarbane, rasvatihane ja sinitihane. Et kus nad seal täpselt pesitsevad, muidugi nägi ainult linnuökoloog, aga kui sinna parki minna, siis seal tõesti see lindude hääli on oluliselt rohkem kui ikkagi enne. Nüüd ma räägin lõpetuseks ühest projektist, mida veel ei ole, seda ei ole välja ehitatud. See on siis Keskkonnamaja Tallinnas. Et see on näha, see on mere ääres, seal kõrval on kollasega, sinna ta tuleb ja seal kõrval on meremuuseum. Et see on see tema koht ja see on ka näha, et see krunt või ühesõnaga see ala, et ta peab asuma täitma ka seda rolli, et ei lõika ära seda rohevõrgustikust välja seda tükki, vaid pigemini peab püüdma anda tagasi seda, mis sealt ümbert on ära võetud. Ja Keskkonnamaja, kes ei tea, et see on selline suur hoone, kuhu siis tulevad kokku kõik mis tahes keskkonnaga tegelevad asutused Tallinnas, Keskkonnaministeerium, Keskkonnateenistus ja ka Loodusmuuseum. Ja Keskkonnaamet, jah. Ühesõnaga, see on selline maja, mis peaks hakkama olema eeskujuks kõigile teistele kõikide keskkonnateemadega. Ehk siis see seab ka sellele hoone väliruumile sellise väga kõrge ootuse. Hoone arhitektid on Kava arhitektuuribüroost. Ja praegu on üks pilt sellest alast, mis seal on. Et selline kooslus, näed kruusa peal ilusti kasvada saanud siin juba aastaid. Ja kui me hakkasime siis mõtestama, et mismoodi see peab olema nii-öelda väärtuspakkumine ühiskonnale, see sama hoone, et kui me räägime keskkonnast, tegeleme sellega, et kuidas see seal välisruumis seda kajastada. Me jõudsime sellise ekspositsioonini, et see on väliekspositsioon, mis koosneb siis Eesti maastikutüüpide tsitaatidest, mis on siis moel või teisel sinna väliruumi toodud. Muidugi on valitud sellised kasvukohatüübid, mis siis selles kohas kasvaksid ilma, et me peaksime sinna mingit tohutult ümberehitusi tegema. Ja selge on ka see, et nende tsitaatide nii-öelda piirid ei jää väga selgeks, et nad hakkavad seal segunema, aga idee järgi ikkagi on see, et kui inimene seda kooslust kuskil mujal võib-olla näeb, et siis ta tunneb selle vähemalt osaliselt ära ja loomulikult kogu see jälle kommunikatsioonisüsteem juurde. Ja näiteks ja kogu selle territooriumi ja hoonete sadevett kasutatakse siis selle soostunud niidu liikidega koosluses, mis tähendab seda, et seal ehitatakse alla savi ja kraan, nii et saab seda sadevett kasutada ja sinna saab teha soostunud niidu, sest see on võimeline seal kasvama ja samas saab ka selle sadevee, ei pea teda torusse ajama. Et siin sellesse projekti olid kaasatud hästi palju, olid Tartu Ülikooli teadlased, Tallinna Ülikooli omad, et siin me jällegi tegelesime nendega, kus linnud saaksid pesitseda, kus saaksid putukad pesitseda, et mõtlesime selle maastiku selliselt läbi. Ja loomulikult kõikide hoonete puhul kõige tähtsam on alati peaväljak, et mismoodi sellele siis läheneda. Ja me siis lähenesime selliselt, et alati pannakse lähteülesandeks väärikas ja esinduslik. Peab olema sellise hoone peaväljak. Ja väärika ja esindusliku all paraku mõeldakse enamasti praegu veel seda nii-öelda esimese klassi haljasala, kus kõik on hästi sirge ja selline hooldatud. Aga me pöörasime selle ikkagi teistpidi, et kui mõtestaks selle ümber, et siis pigem on see esinduslik ja väärikas just selline koht, kus sa lased teistel ka olla ja inimene leiab seal vahel oma tee ja see ei tähenda seda, et nüüd inimene on kõrvale tõrjutud, vaid vastupidi, ta on pandud sinna koos kõigi teiste liikidega tegutsema. Ja sellelt alalt jääb väga palju üle ka ehitusmaterjali, inimtekkelist materjali, mida on tänaseks maailmas tohutus kogustes. Ja väga paljud sellest ei õnnestu nii-öelda ehituses taas kasutada, sest näiteks mingisugune vana betoonblokk ei kõlba enam uue maja sisse, sest ta ei täida neid nõudeid. Küll aga kõlbab ta väliruumi ja kui teda nii-öelda jällegi kureerida või korralikult sättida, siis saab ta see välimööbel olla ilma, et ta riivaks kellegi silma. Aga muidugi jah, sellega on vaja harjuda. Aga lihtsalt näidiseks, et kuna see maapind on seal jälle, või see maa on seal selline, nagu ta on ju selline jäätmaa, et me püüame seda, praegu on projektis, et me püüame seda olemasolevat kooslust sinna tagasi siirata ka, nii nagu siirdatakse näiteks kaitsealuseid kooslusi, aga me võtame selle täiesti tavalise koosluse, mis seal praegu on, ta ladustatakse vahepeal õigesti,
ehituse ajal ja siirdetakse pärast sinna kohta tagasi. Ja siin on lihtsalt see näide nendest liikidest, et harilikult me ei loe peaväljaku liigi nimekirjast harilikku naati, paiselehte, metspajulille ja ahtalehist põdrakanepit, et siin päris palju on ruderaale neid pioneerliike, mis siis hiljem see maastik hakkab ise kujunema ja inimene saab olla selle juures ja näha, et mis siis juhtub, kuidas iga aasta näeb see veidi teistsugune välja. Ja jällegi, et seal on suur roll on Loodusmuuseumil, kes siis on lubanud kogu selle kureerimise enda peale võtta, selgitada, mis protsessid seal juhtuvad ja mis seal nagu täpselt saama hakkab. Aitäh ja selle rikkuse ja vaesuse küsimuse peale võib-olla et seda linnarikkust tulekski tegelikult ainult elurikkuse mõõdupuuga mõõta, et ülejäänu kõik on üsna teisejärguline. Suur tänu, Karin Bachmann! Ja väga rõõmustav on see, et on tohutu palju küsimusi tulnud. Nii et proovime, kas me saame siin teha maratoni sprindi tempos. Kuidas minna linnaruumis lihtsamalt üle ülimalt hooldatud rohealalt liigirikkama poolhooldatud rohealani? On siin mingi hea suund või soovitus kätte anda? Jah, see on seesama, et kui pikalt on muru niidetud ja teda väetatud ja siis seal ongi võib-olla 5 liiki sellel ühel ruutmeetril, et ega siis ei tasugi oodata, et kui sa jätad niitmise järgid, siis sul tuleb kohe väga elurikkes keskkond. Et meie üks katsetus on olnud see, et me jätsime niitmata ja siis seal hakkas lokkama raudrohi. See nägi tegelikult ilus välja, aga ta oli tegelikult väga, ütleme, eluvaene. Ta nägi ilus välja, aga järgmisel aastal juba oli seal muid liike, et nad tegelikult tulevad tagasi, aga seal peab kannatust olema ja ei tohi ära kohkuda sellest, mis seal alguses tuleb. Et see inimesed, millega ongi kõige raskem harjuda, et see poollooduslik kooslus, poollinlik kooslus või mida iganes me külvame või me jätame niitmata, et ta ei saa niimoodi valmis, nagu maja saab valmis ja on valmis, vaid see võtab aega. Täiesti arusaadav. Nii, ja kas on mõnes Eesti linnas hea näide ka vihmavee kogumiseks, imbumiseks loodud haljasalast? Kas meenub midagi sellist? Seesama, mis ma veerenni näitasin, see on küll ütleme siis, vist on erahoonete hoovis, aga ega ta väljastpoolt võib-olla teda ei saa nii väga eristada, et ta on lihtsalt selle tulvavee puhuks on ta, et ta töötab, toimib nagu sellise basseinina. Mina olen vist kuulnud ka midagi sellest, et kas see oli Viimsi kandis, et nad on teinud midagi sellist, et kus see vesi koguneks, aga see oli vist ka mingi uudne parklasüsteem, et seda kastmisveeks näiteks kasutada seda kogunenud vett. Et vihmapeenraid on kindlasti ka kuskil, kus on selline tehtud vastav nagu selline pinnas alla, kus see vesi saab ilusti läbi minna ja ka seista mõnda aega ja siis ära imbuda. On hoitud seal. Selge, nii, aga vaatame siis edasi. Kuidas inimesed näiteks selle lamapuidu või sellise surnud puu linnaruumis vastu võtsid? Mõnedele väga meeldib, sest nad on ikkagi sellised huvitavad aktsendid ja nagu lapsed, et nad kohe leiavad selle üles ja kohe saavad see peal ronida. Aga eks on ka neid, kellele see ei meeldi, aga see, jällegi, et me ise arvame seda, et kui ühel hetkel saab selgeks, et sellel ütleme, nii-öelda ilukaanonil on mingi teine mõõde, et see pruun puu seal või puutüvi ei ole ilus võib-olla mingi õitsva lille mõttes, aga tal on nii palju muid neid väärtusi, et siis võib-olla see mitmekesisus jõuab ka nagu inimeste mõttesse. Sest praegusel samas, kui neid puutüvesid vaadata, et seal tõesti on tohutult rikkalik seenenäitus avatud nende puutüvede peal, sellised, mida muidu ei näe, või siis seal võib kohata siile, kes osad on sellised, okstest on kujundatud sellised oksavaalud, jällegi hoolega kureeritud, et ei jääks mulje, et oksad on lihtsalt maha kogutud, vaid on sellises konkreetses vaalus, et seal on võimalik näha erinevaid loomi näiteks mõnikord. See, meie käest on küsitud, et kas me toome neid siile sinna sisse või kuidas see loom ikkagi sinna nagu saab, et me ei ole mitte kedagi sisse toonud ja see ei ole ka plaanis, aga ilmselt on need loomad seal ennem ikkagi pargis olemas olnud või nad tulevad kuskilt mingi kaudu ja nad lihtsalt leiavad selle nendele elupaiga, et me ei ehita nii-öelda neid bioloogilisi lõkse, kus me toome suure hunniku loomi sinna kohale ja siis jätame nad sinna väheste ressursside kätte. Selge see. Ja kas teie töös on tulnud ette ka seda, et on linna prügistamine või prügistamine üldse kuidagi teie tööd takistanud või häirinud või rikkunud? Siin on selline küsimus, et kas linna elus või on siis... seal võib-olla see aspekt on, et kui
üldjuhul, kui sellised niidud näiteks niita maha, eriti veel vikatiga, et siis tegelikult see niide võiks minna kas hobustele aga paraku seal ikkagi on sees suitsukonisid, klaasikilde, et sellepärast see niide läheb nii-öelda ka minema. Et muidu ermiesiselt ühel aastal on vist niidetud esimesel aastal äkki ristik ja see sai viidud sinna, need ratsakooli omad vist võtsid sealt seda ristikut, aga üldiselt linna need haljasalad seal võib olla midagi sees, nii et loomadele see ei sobi. Viimaseks asjaks küsin tõesti selle, et see on 2 küsimusest kokku, mis on esitatud, et kus siis see raha peaks tulema, ehk siis ma küsin niimoodi hoopis, et kas linn peab olema rikas, et toetada elurikkust või olla elurikas? Linn ei pea olema rikas selles mõttes, et tähendab, seal on sellised nüansid näiteks, et kogu masinapark, mis on hooldusfirmadel, on kohastunud muru niitmiseks. Ja nende samade masinatega ei saa seda heina niita. Tähendab, mingis osas saab, aga see on kulukam ja see on siuke, siis ta purustab selle seal ära. Tegelikult see niide tuleb alati ära vedada, et seal on sellised nüansid, aga nendest kõikidest saab üle ja seal võib mingitel juhtudel on see võib-olla ühekordne investeering suurem, aga kui me mõtleme, et millesse me investeerime, nagu me investeerime sellesse, et me jääme ellu, siis see ei ole ju kallis. Et siinsamas keegi ennem ütles seda, et inimestel on sellest uuringust, et 40% ei usu, et nende panus nagu loeb. Et seda tuleb kummutada, sest tegelikult meie kõigi panus loeb, aga meie käest on sageli küsitud, et mis see teie mingi üks väike niit seal nagu loeb, aga kui ta on üks niit paljude niitude jadas, siis me saame kokku väga suure territooriumi ja me väga oluliselt mõjutame seda keskkonda. Suurepärane, teeme ühe suure aplausi veel Karin Bachmannile.